räägime teile sellisest tootest nagu tilkkastmissüsteem. Tegemist on aiapidajate jaoks meie arvates väga mugava ja hea tootega, mis hõlbustab ja teeb teie töö aias oluliselt lihtsamaks ja kergemaks ja vähem vaevaliseks. Antud süsteem siis võimaldab kasvuhoones näiteks taimi automaatselt kasta, et ei pea ämbritega nende kastekannudega ringi käima ja piisab, kui paigaldate selle tilkkastmissüsteemi ja antud süsteem siis laseb taimedele ise automaatselt vett peale kindla aja tagant ja kindla koguse, et võib ka mitte kasutada reguleerimisvarianti, võib ka otse veetünniga ühendada, nagu meil praegusel juhul on tehtud, aga me natuke hiljem teile seda näitame. Tooksime võib-olla siin välja sellised olulisemad plussid, mis see tilkkastmissüsteem endast kujutab ja mis mugavused ta endaga nagu kaasa toob. Et kindlasti esimene on see, et väga suur vee kokkuhoid on. No, ta umbes võiks olla 2, kohati võib-olla isegi 3 korda. Mis veel? Ta ei lase veel taimede peale, kui te kastekannuga kastate, siis vesi võib väga tihti minna taimelehtede peale, mis omakorda võib tuua kaasa nende lehtede närbumise ja ärapõlemise. Tilkkastmissüsteemiga seda ohtu ei ole. Mis veel? Järgmine. Mulla peal ei teki sellist koorikut, kui muld kuivaks läheb. Et jääb ilusti selliseks pehmeks ja ilma koorikuta. Väga lihtne on hooldada, väga lihtne on seda paigaldada. Et midagi keerulist siin ei ole. Samuti ei ole vaja, kui te ükskord olete paigaldanud selle, ei ole seda voolikut vaja enam ümber tõsta. Ta ongi ühes kohas paigal, et ei teki sellist ohtu, kus te voolikuga kuidagi taimi kahjustada saaksite. Järgmine pluss võib-olla on see, et ta viib selle vee nagu võimalikult, on võimalus panna vesi tilkuma võimalikult selle juursüsteemi lähedale. Ja kiirendab võib-olla seda vee sattumist siis taimeni. Nagu te ise siin praegu näete, on see süsteem toimib nagu väga lihtne, et selle töö põhimõte on väga lihtne. Et on siin nagu videost on näha praegu, on päris palju voolikuid, aga need absoluutselt ei sega taimi. Töötamiseks on vajalik vaid veeanum. Et kui te tahate ühendada linnavee süsteemiga, kus on rõhk natukene suurem, siis peaksite kaaluma ka vastava regulaatori või survealandaja paigaldamist. Et tegelikult me jällegi omalt poolt ei soovita eriti otse linnaveevärgiga ühendada, kuna taimed ikkagi armastavad natukene soojamat vett. Ja külm vesi võib-olla võib kuidagi taimi siis kahjustada. Antud näidis on meil nagu näha 3 peenra jaoks. Tegemist on tilkkastmissüsteemiga, kus on vooliku pikkus 18 meetrit ja saab siis kasutada näiteks 3 peenra jaoks või 2 pikema peenra jaoks. Et
Samamoodi on võimalik seda pikendada pikemate peenarde jaoks. Suur tänu, et vaatasite, kuulasite meid. Meie kodulehel kasvumaja.ee on võimalik leida täiendavat infot antud tilkkastmissüsteemi kohta ja ka meie poolt teiste toodete kohta. Aitäh!